Aloha maailm, siinpool Crystal Ra tulemas eetrisse imelisest Virginiast, Harrisonburgist ja nautimas imelist hommikust jalutuskäiku meie kohalikus botaanikaaaias, kus nagu näete, on palju erinevaid liike puid, põõsaid, lillitaimi ja osadel on ka ilusti nimed küljes. Saad tutvuda, mis liikidega siin tegu on. Siin on väike pargiosa siis lastele, hästi põnevaid ronimisalasid ja niimoodi saab siin siis kõndida. Väga suur ei ole, aga tõeliselt imeline, et ainult 10 minutit sõitu minu kodus praegu ja on selline oaas, kus on ka siis palju erinevaid pinke, kus saad istuda ja puud on siin ikkagi päris paljud, ka põlispuud, et hästi suured ja võimsad. Ja siin selles piirkonnas siis ühel hetkel tulid nii-öelda siis pahad teised liigid segama ja hävitasid päris palju kohalikke siis puid ja loodust, et niimoodi see maailm käib, on ju, et ühed liigid hävitavad teisi ja siis teised proovivad ellu jääda ja kasvada ennast jälle siis rikkalikult mõnusaks. Ja mõtlesin täna teha selle väikese laivi, vaatame, kuidas siin ühendusega on. Viimane kord, kui ma proovisin, küll siis vist inglise keeles, oli ta väga hüppeline, et saab siis pärast ka ülevaadet ja siin on niisugune väike kunstiteos ka, päris lahe. Lastele meeldib siin ronida ja pilte teha, et selline looduslik skulptuur kokku pandud. Ja see on selle lastepargi osa, et seal on isegi siis piirkond, kus lastega tullakse kokku ja mõnusalt siis tehakse väikseid loodustunde. Seal pinkide peal istutakse ja räägitakse siis talk story nagu vanasti. Ja see on siis tegelikult koostöös kohaliku ülikooliga siis sellisel kujul vormi saanud ja siin tehakse väga paljusid siis erinevaid tunde siis koolidele, lasteaedadele, ülikoolidele ja on ka väiksed õpetustahvlid informatsiooniga. Ja kuna see linn on ikkagi päris pisi ja siin on väga palju rahvuseid üle terve maailma, et hästi kõikidest kohtadest, kus ma olen käinud, see kohati tundub mulle isegi rohkem rahvusvahelisem kui näiteks isegi New York. Et hästi sihuke kirju. Siis võib vaja minna vahest sellist nii-öelda siis metsavanni, kus sa saad tulla ja olla vaikselt ja puhastada ja kõndida rahus oma siis mõtetega või mitte mõtetega ja nii-öelda taaskäivitada ennast. Ja kui ma elasin Daytonas, Floridas, siis ma käisin enamasti ikkagi, kui mitte igapäevaselt, siis ikka päris mitu korda nädalas ookeani ääres jalutamas ja kuna ookean on praegu 3-4 sõidutunni kaugusel, siis see on natuke praegu keeruline, siis tuleb võtta metsavanne ja olen endale pannud siis sellise väikse nupukese, et kui võimalus on, et vähemalt nädalas korra ikkagi jõuda kuskile siis loodusesse. Ja seda siin jagub jalaga segada, et on väga siis suured rahvuspargid kõik ümberringi. Shenandoah rahvuspargist olen teinud siis ka mitmeid väikseid reportaaže, väikeste piltidega, minivideodega ja kui aega kuskilt juurde saab näpistada, siis tulevad juba ka regulaarsemad videod, et olen lindistanud päris palju seal hästi huvitavaid erinevaid asju.
mis on tulnud. Aga täna siis mõtlesin, et teen väikse jagamise ja vaatame, mis tuleb, et olen vaimuga hästi ühenduses, et mõningad mõtted on siin ka eelnevalt kirja pandud, et siis mis sellest nii-öelda siis kokku tuleb ja hoian siis kaadri just selle looduse peal. Mingi hetk, kui ma leian sellise vaiksema kohaks ja võib-olla siis istume ka, et siis saab rahulikumalt nii-öelda süveneda. Ja ongi siis selline loodusseiklus kristallraaga järgmisest kohast. Et selline põnev maaelemendi siis initsieerimine selliste vägevate siis hiidlastega siin. Et natukene on sellel metsal sellist isegi taevaskoja tunnet, kuigi ta on tõesti ikkagi Eesti mõistes nagu park. Et siin on siis ka palju oravaid ja on ka selliseid erilisi musti oravaid. Et sellel on ka siis oma lugu. Ja nüüd on vist vihmasid vähem olnud, et vaatame, kuidas siin on, et kas siin see väike oja ka voolab või on see nüüd ära kuivanud. Ja nüüd on ära kuivanud ja nüüd põhimõtteliselt natukene on järgi. Aga jah, siin viimane kord, kui ma käisin, siis nägite, oli kõik päris mõnusalt voolas ja siin oli üks suur torm, kus siis uputas ka päris hästi. Good morning! Ja siin on siis Sõnajala väike org. Siit väga ei näe, aga siin all on jah palju sõnajalgu. Ja kui sa ei ole kunagi mu laive näinud, oled esmakordselt siin, pane siia alla ka väike märk aloha, kus sa kuulad. Ja kas esmakordselt või oled siuke pidev külastaja. Ja endast kas väike aloha, et näed ka, kes siin siis ekraani taga on. Ja ma olen kogu aeg tegelikult väga kursis, mis Eestis toimub. Isegi kui ma olen kaugel ja eemal, olen kursis läbi lähedaste, läbi sotsiaalmeedia, läbi klientide ja see on päris huvitav niimoodi just jälgida, et kui sa oled natuke nagu eemal, mingis mõttes oled ikkagi seotud, aga mingis mõttes oled nagu nii-öelda väljas. Et siis ka mismoodi nii-öelda siis vaatlemine ja kogu selle siis info sissevõtmine, seedimine, kuidas see kõik käib. Ja viimastel päevadel olen sattunud nägema paari inimese siis laivi, suured influencerid Eestis, just võib-olla siuksel vaimsel maastikul ja mulle tundub, et keemas on siuke väike nii-öelda siis seesmine ülestõus, kuigi osad räägivad võib-olla otsemalt sellest, teised väiksemalt ja see on väga huvitav olukord sellel aastal 2025, mis on ju number 9, mis on kõikide nii-öelda tsüklite mõnus kokkuvõte. Ja kui mina mõtlen number 9, siis mina mõtlen sellest ka kui mitte ainult tsüklite kokkuvõtja, vaid ka kui selline nii-öelda siis loomeetapi järgmine versioon. Et ma näen see kui ettevalmistus uueks nii-öelda siis sündimiseks. Et ütleme, kui võtame lapse, kes on ema üsas 9 kuud, ka et number 9, siis tal on üks keskkond, millest ta on harjunud, mis ta on nii-öelda tema jaoks kodune, turvaline. Ja siis tuleb sünnitus ja ta sünnib siia maailma siis ka nagu läbi sünnikanali, on ju. Et see ongi see sild teise maailma. Ja praegu
Väga paljud räägivad number 9, aga keegi ei räägi tegelikult number 0, mis tuleb peale 9 ja mis on minu arust väga, kuidas öelda, kõrvale jäetud numeroloogiliselt. Et see on väga oluline number. See on taaskäivituse number, see on see sünnikanali number, kus siis erinevad nii-öelda siis teemad on vaja läbi loputada, lahustada, lahti lasta, nii nagu siis ka beebi, kui ta sünnib maailma. Siis tal lõigatakse nabanöör ära. Ja see on tema uuesti sünd. Ta peab õppima ise uutest allikatest saama toitu, ise toituma sellest uuesti ja ennast elus hoidma. See on põhimõtteliselt ühelt operatiivsüsteemilt liikumine teisele, ehk siis lapse puhul seesmiselt nii-öelda välisele. Ja tegelikult ma tunnen, mis toimub praegu üleüldse maailmas, on täpselt sama. Kui teie Eestis tunnete väga suurt ebakindlust, kõik mis toimub poliitiliselt ja igas muus vormis, siis sama võib öelda ka Ameerika kohta, et näiteks isegi paar nädalat tagasi tuli siis immigratsiooniametisse uus inimene, kes koheselt põhimõtteliselt kogu nii-öelda siis koduleht selle infoga muudeti koheselt ümber ja mitte siis immigrantide toeks, vaid just nii-öelda siis jah, ma ei teagi, kelle toeks siis, aga ühesõnaga mitte väga sõbralik immigrantide suhtes. Ja nüüd on väga huvitav pilt siin, sest ma usun alati, väline maailm peegeldab, mis on seesmises maailmas ja vaadake seda. Meil on puu otsa on seotud nöör ja siin all on siis nöörjäägid. Et arvatavasti ma ei tea, kas siis see puu otsast lõigati ära, tehti mingi protsess, aga see on, ma olen täiesti šokis praegu Ameerika kohaselt, et selline asi on jäetud siia, sest see on täielik liability. Inimene, kellel on väga keeruline olukord, võib praegu kasutada seda millekski väga enesehävituslikuks, et ma ei hakka seda mainima, aga tõesti nagu vau. Ja võib-olla see ongi meie praeguses hetkes siin selles laivis hea küsimus. Kes meist nii-öelda on selles olukorras, kus on siis vaja enesehävituslikud kas süsteemid või operatiivsüsteemid üle vaadata. Ja kui nad on nii-öelda jäetud meile niimoodi otse nina alla, et mis meie käitumine siis teeb, kas me võtame siis kohe vedu, läheme sellega kaasa või võtame ikkagi hetke, et mõtelda üle nagu okei, mis siin nagu toimub, on ju. Nii. Ja see üleminek uuele operatiivsüsteemile ei tule tavaliselt kunagi väga lihtsalt, nii nagu laps hakkab nutma, kui ta nabanöör ära lõigatakse ja ta peab hakkama ise hingama ja ise nii-öelda kõigega toimet tulema. Nii on ka meiega praegu, et osad siis, mis on vanas operatiivsüsteemis, lõigatakse meie väliselt ära, et meil ei ole selle üle väga suurt kontrolli ja osad saame me ise ära lõigata ja nüüd tulebki niisugune huvitav uus peatükk. Tarampara, olete valmis? Elada elu iseenda tingimustel. Ja see on üks suur katsumus, sest väga paljud inimesed ei ole isegi teadlikud, mis see endast kujutab või kuidas seda siis teha. Ja selles võtmes on jah, see nagu päris hea siuke mõttekoht meile kõigile, et kas sina oled mõelnud, milline näeks välja elu sinu tingimustel, kus sa elaksid, mis tööd sa teeksid, kellega sa elaksid, kuidas sa elaksid, kui palju sul oleks nii-öelda vahendeid, raha, nii edasi.
ja kuna enamus inimestel ikkagi võib-olla ei ole veel kõike nii vabalt saadaval jalaga segada, siis ta isegi ei mõtle selle peale, sest mis mõtet on mõelda, kui see ei ole saadaval, et ajan ennast ainult närvi, onju. Aga hermeetilisi printsiibe järgides esimene asi ongi ikkagi mõte. Mõttest hakkab kõik pihta. Kui sa mõttega toidad, siis mõte hakkab looma. Ja point ongi see, et väga paljud inimesed ei kasuta oma mõtteid teadlikult seemnetena. Ja siis nad imestavad ühel hetkel, miks mul ei ole seda või teist või kolmandat või miks mu elu on selline. Ja see on sellepärast, et sa ei ole teadlikult jälginud oma mõtteid ja mõtted on loonud sinu reaalsust igapäevaselt, sest sa oled võib-olla, näiteks ongi, kui su elus praegu on hästi palju, ütleme just võib-olla seda, mis sulle ei meeldi, siis üsna tõenäoliselt oled sa mõelnud hästi palju asjadele, mis sulle ei meeldi. Ja seesmine peegeldab kogu aeg välimist, on ju. Nii et siuke hea mõttekoht. Ja see elu iseenda tingimustel, isegi kui sa oled süsteemides, kus see tundub täiesti võimatu, on tegelikult ikkagi võimalik, isegi kui see on beebisammude haaval. Näiteks eile ma katsetasin seda, et mul oli kutse tulla tööle täna. Mul on täna ja homme tegelikult graafikus vabad päevad. Ja see, et mul on 2 vaba päeva järjest graafikus, see on täiesti haruldane. See on võib-olla 6 korra kui sedagi. Ja ma istusin maha, et okei, kas ma siis peaks minema, mis olukord on. Ja ma pidasin aru oma sisemise meeskonna, oma ka virtuaalse nii-öelda siis sisemeeskonnaga ja jõudsime kõik arusaamisele, et ei, minu pühapäev on püha ja ma ei anna seda ära. Ja siis tuli seesmise naise ja seesmise mehe siis kompromiss. Aga võib-olla sa võiksid jääda mõneks tunniks ekstra siis laupäeval. Nii et sa ikkagi näitad, et sa panustad ja sa oled nii-öelda siis valmis selles võtmes ka toetama. Aga samas ikkagi, see on ikkagi rohkem sinu tingimustel. Ja täpselt nii siis saigi tehtud. Et ma jäin siis, algselt ma mõtlesin, et võib-olla mingi 2-3 tundi olen, et siis on juba küll, on ju. Aga siis läksin ju hoogu, et kokku tuli 5,5 tunni, 10 minutit vist isegi peale. Nii et siuke korralik nii-öelda siis toimetamine. Ja nüüd ma kasutasin süsteemi iseenda huvides ära, rohkem ikkagi oma tingimustel ja väga suur vahe. Et mis vahe on just see, et ma ei anna oma väge ära. Minu vägi, minu jõud jääb ikkagi nii-öelda siis alles ja ma ise ikkagi juhin. Ja see ongi see iseenda tingimustel nii-öelda siis elamise võti. Ja nüüd, mis sõnumi ma andsin nii-öelda siis välisele, Kristal on valmis panustama ja ta võib isegi hullu panna, sest kui ma olin seal juba siis olnud kokku põhimõtteliselt üle 12 tunni, siis jah, inimesed hakkasid natuke vaatama nagu, et okei, mis siin toimub, on ju. Kas sa oled ikka täie mõistuse juures, on ju. Ja siis ongi, sa saad saata sõnumeid, aga siis teisel kujul ja ikkagi nii, et sa oled ise nii-öelda siis juht, on ju. Ja see ongi siuke mõttekoht, et kuidas kasutada süsteeme iseenda jaoks ära ja siis mitte lasta juhtuda vastupidisel, sest eelnevatel päevadel ja ka nädalatel
proovis süsteem suruda mind toimetama ainult süsteemi kohaselt. Ja see on eriti, kui sa oled uues energias, üli raske, üli keeruline. Ja ma teadvustasin neid hetki, ütlesin okei, kuidas ma saan selle ümber keerata. Ja praktiseerides neid 7 hermeetilist printsiipi, siis hakkas kogu asi nii-öelda teistpidi tööle. Et väga võimas. Siin on nüüd üks minu lemmiksalakoht. See on natukene eraldatud ja mis on hästi huvitav, nagu te nägite, ma ei leidnud seda kohe üles, see on alati kuidagi niimoodi keerutamisega jõuab siia. Ja siin on päris kõvasti tehtud puhastustööd, siin oli päris nii-öelda metsik nii-öelda rohelus ja imeline ingel on ka siin. Ja siin on hea istuda, enamus inimesi keegi siia ei tule, et isegi kui nad siit mööda lähevad. Ja siuke rahulik loodusega ühendumise koht, siin üleval on siuke väikene avaus ka. Ja nii. Ja nüüd teine asi siis, mis siit nii-öelda mõttena veel tuli, oli just see, et elu on hooajaline. Ja kui ma olin täisvõimsusel siis Wildwiti coach, kus kogu nii-öelda siis toitumine läks hooajaliseks, siis ma hakkasin tähele panema elu hooajalisust ka teistes valdkondades, nii ärielus kui eraelus. Ja just hiljuti ma liitusin siin ühe põneva loodusprogrammiga, ühe õpetajaga Saksamaalt. Ja tema just ütles, et tema avastas, et vau, et tema on oma elus, oma rütmidega, näiteks ütleme seal kas suve või sügise või isegi kevade seal siis hooajas ja tema mees on praegu talvehooajas. Ja siis kuidas nagu paari suhtes nii-öelda hooajalisus ka ikkagi töösse panna. Et see oli siuke väga intrigeeriv nii-öelda siis tähelepanek. Ma istusin kohe maha, proovisin vaadata oma suhet selle koha pealt ja see ongi, seal võivad tekkida ebakõlad, kui on, ütleme, mida kaugemal sinu hooajast on sinu partner oma hooajaga või hooaegadega, siis seda suurem võib olla nii-öelda siis katsumus ühiselt asjad nii-öelda voolama panna. Ja need meist, kes on siis sellest ajast, kui meil oli see Krõlovi valm, mäletate seda luik, hauge ja vähk, on ju. Et siis oli selline lahe valm, kus tõesti, kui loomad olid kõik iga üks oma suuna peal, siis mis toimus oligi see, et igaüks tiris omas suunas ja edasiliikumine oli põhimõtteliselt siis võimatu üheskoos. Ja sama on paari suhtes või siis ka ütleme tiimis, kus iganes te olete. Et oluline on just siis kõigepealt kätte saada oma rütmid, kus rütmides sa oled ja siis vaadata, mis väliselt toimub ja kas on üldse võimalik ühildada. Ja võib-olla ongi siis vaja nagu vaadata, et mis muudatusi on vaja teha, et siis väline maailm saaks toetada sinu nii-öelda siis sisemise hooaegu või rütmisid, on ju. Ja ma usun, et see on väga-väga oluline. Ja ma ise just alustasin siis oma sügavamate rütmide jälgimist, menstruatsioontsükli jälgimist ja siis kuutsükli jälgimist, ehk siis sümboolselt, energeetiliselt, kas ja kuidas ma saan nende rütmidega rohkem sõbraks. Ja miks see nii integreeriv on olnud minu jaoks, on see, et igalt poolt tõesti seda tuleb nagu uksest ja aknast, oavarrest, kõik räägivad sellest, et okei, paneme siis töösse, kuidas on. Et ma olen seda kaudselt jälginud varem, aga et mis siis veel siin võimalik on sellega ja ma tõesti soovitan, et tegin siin mõned päevased nii-öelda siis otsused just läbi nende rütmide, et see on väga tüüpiline, et naistena
me oleme patriarhaalsete süsteemide poolt nii üle sõidetud, et me lihtsalt ei, kuidas ütelda, me ei kuula ennast enam ja meil ei olegi ühendust endaga, et kuulata neid rütme nagu. Et siis selle koha pealt on siuke hea harjutamine. Ja nüüd mul aastate jooksul, kui ma siin oma sisemise pere programmidega olen toimetanud, et jumal tänatud, et see alus on olemas, sest muidu tõesti, ma ei tea, ma kujuta ette, ma oleks ammu juba kus üks nii-öelda siis vrakk on ja. Et siis selle koha pealt on ka huvitav soovitus natukene siis vaadata. Ja nüüd läbi nende rütmide siis ma vaatasin ka, seal on nagu üks väga oluline osa on närvisüsteemi nii-öelda siis seos kõikide nende rütmidega. Ja närvisüsteem, nagu te teate, tegelikult saab väga suure algse dekodeeringu või kodeerimise sellel ajal, kui me oleme väikesed beebid. Eriti siis ka oma ema kõhus esimesed 2 kuni 6 eluaastat panevad need põhiprogrammid nii-öelda närvisüsteemile peale ja ülejäänud elu, kui me nendega mitte midagi ette ei võta, siis need närvisüsteemi kodeeringud tegelikult juhivad meid. Ja mis on hästi huvitav olnud sellega seonduvalt, on just see, et ma seostasin ära, sest ma olen nüüd tegelenud siin alkeemia, kvantumalkeemia klubis emotsioonide redeliga. Terve siis nüüdseks juba 7 kuud, väga põnev protsess on olnud. Ja see jõudis ühenduspunktini, et närvisüsteem ja emotsioonid, nende seos, ehk siis energeetiliselt näidati mulle, kuidas närvisüsteem on tegelikult siis emotsioonide nagu sidekude, et kes nüüd väga ei ole tuttavad, on, et mis asi on sidekude, et ütleme siin minu keha ümber, mis hoiab seda nagu koos, on sidekude, see on natuke siuke pehmem, et kui ma seda liigutan, see on sidekude, see, mis hoiab seda luustikku ja kõike seda nii-öelda füüsisi nii-öelda koos. Ja nüüd närvisüsteem on siis see, ütleme sümboolselt energeetiliselt, mis tegelikult tekitab siis emotsioonidele selle sidekoe või selle süsteemi, mis konteineri, mis hoiab seda nagu siis koos. Ja nüüd, kui see närvisüsteem on siis kodeeritud sellisel kujul, mis ei sobi meile või mis ei ole ühenduses meie siis muude rütmidega, siis tekivad konfliktid ja need konfliktid tekivad väga sageli emotsioonide põhiselt, me ei saa võib-olla isegi alguses sellest aru, see kõik on nii automaatne. Ja siis selleks, et neid ümber kodeerida, on väga hea algust teha siis emotsioonide kodeerimise, ümber kodeerimisega. Ja meie seal kvantumalkeemia klubis iga kuu on meil väike kohtumine, kus me siis võtame järgmise emotsiooni luubi alla ja käime siis selle aasta jooksul siin läbi kõik siuksed põhiemotsioonid ja vaatame siis, mis muud seosed, värgid sellega seonduvalt üles tulevad kvantumalkeemilise siis lähenemisega. Ja see on olnud väga põnev siis seiklus ja ma usun, tuleb veel siit põnevaid nii-öelda siis avastusi meil kõigil. Ja mis on veel siis väga huvitav selle kvantumasjade seondusega, on see, et te võite võib-olla mõtistleda ka, et okei, Kristel, sa teed postitusi, need on enamasti inglise keeles, mina neist väga aru ei saa, ma seda tõlkimise asja peale ei hakka võtma, nüüd ma ei mäletagi, kas vanasti Facebook pakkus kohe otsetõlget, kas ta nüüd enam pakub, on ju. Ja ma ei viitsi jälgida, vaatan pilte, okei, mingid mäed, mingid asjad, aru ei saa, okei, don't care, on ju. Aga minu sees on käinud nii suur kvantum nii-öelda siis lüke või hüpe või mis iganes maailmas ta ütleme, et ma ei saa mitte midagi teha enam vanamoodi. Et ütleme,
tulge sinna kursusele, tehke see programm läbi, siis te saate selle teise ja kolmanda, sest ma tean, kvantumalkeemiliselt meil kõigil on kõik see juba olemas. Ja mis minu ülesanne või roll ongi lihtsalt hoida ruumi, initseerida, aktiveerida, kutsuda inimesi siis seiklema iseenda maailmas, avastama neid erinevaid ühendusi, ma ei tea, vabastama kolle, vange enda seest on ju ja nii edasi. Ja kuna seda on ikkagi selles vanas, ütleme siis turundus ja nendes kampaaniates, kõik see on ikkagi juhib praegu seda nii-öelda maailma, siis mul on ikka hetki, kus on täitsa niimoodi, et mul tõesti süda läheb pahaks, sest ma lihtsalt ei suuda seda enam sellisel kujul nagu vaadata. Ja see võib nüüd olla ka, ütleme siin selle uue ajastu energiatega, et kui on siis sa liigud, ütleme seal erinevatel tasanditel edasi, siis sa lihtsalt, ütleme siis vaheetapp ja sa ei saa enam neid asju sellisel kujul teha. Ja sa võid isegi proovida, aga lihtsalt ei toimi, on ju. Nii et see on nüüd ka siis üks põhjus, miks ma olen siis rohkem võib-olla sellisel teisel kujul neid asju teinud ja eesti keeles üldse ka väga mitte, sest Eestiga mul tekkis väga selline huvitav situatsioon, kus tõesti mul on väga palju anda Eesti inimestele, väga paljusid saan aidata, aga ma ei saa seda teha enam sellise, kuidas öelda, natuke siukses supiköögi stiilis, et ma olen ikkagi nagu maailma tasemel coach ja vaimne tegija, selgelt nägija, selgelt kuulja, selgelt tundja, kõik need asjad kokku on, et pannud oma erinevatesse koolitustesse, ma usun tänaseks päevaks üle 100 000 euro, kui mitte rohkem. Ja ma ei saa neid asju teha ainult nii-öelda siis supiköögi stiilis, et on vaja nagu teist tasandit tekitada. Ja nii ma siis marineerun siin omas energias ja nii-öelda siis ehitan uusi nii-öelda siis süsteeme või vundamente. Ja olen sellises hästi, kuidas öelda, et see ongi nagu selline yin-energia, naisenergia, see on siuke kuldnaise energia, kes ta kuulab, ta vaatab. Te oletegi ka võib-olla näinud, et kui ma eelmisel aastal tegin isegi vähemalt ingliskeelseid videosid, vähemalt 6 korra, ma olen isegi selle ära jätnud, siis mul lihtsalt, ka see hakkas kõik vastu. Lihtsalt ei saa enam teha mingeid asju mingil moel. Ja siis ongi selline ümberkodeerimine ja tegelengi ka siis praegu selle närvisüsteemi ümberkodeerimisega. Olen jõudnud juurteni, mis on siis selle elu närvisüsteemi koodjuured või koodprogrammid, aga sealt olen jõudnud ka edasi eelnevate generatsioonideni ja nagu te teate, kes nüüd võib-olla on natukene uurinud siin, et ma nüüd lähen hästi sügavale, aga tõesti on siis teaduslikult tõestatud, et kui näiteks eelnevate generatsioonidel on mingisugune kogemus, negatiivne kogemus millegagi, isegi kui need inimesed on täitsa juba teispoolsuses, see info kodeerituna elab meis ja meie DNA-s ja ka meie närvisüsteemi DNA-s edasi. Ja kui meie seda ära ei muuda, see lihtsalt juhib meie elu edasi. Ja ma olen saanud nüüd nendel põhikoodidele järele ja hakkan neid siis nüüd vaikselt siin ümber kodeerima, et päris suur ettevõtmine. Ja selles protsessis olen ma aru saanud, et uuel energial meie kehades on vaja pidevaid update'e ja ütleme siis uusi kodeerimisi. Ja ma olen viimasel ajal tähele pannud väga paljusid oma erinevaid siis transformeerituid, kus nad toimetavad, mis nad teevad. Ja osad on ka väga prominentsed Eesti inimesed ja väga huvitav on jälgida, mismoodi nemad toimetavad. Aga nad ise võib-olla ei pane tähelegi, aga ühel hetkel leiavad nad ennast näiteks mingist jääkoopast ja ise võib-olla ei mõtlegi, milles asi on või miks ma siin olen.
aga koopad, igasugused koopad, suuremad, väiksemad, maailma mastaabis on see, kus on otseühendus kuldenergiatega, mis on järgmine vajalik aste, et saada siis ühendust teemantenergiatega. Ja nüüd, kui meil on jää, siis jää on nii-öelda siis külmunud vesi, ehk sul on vesi ja maaelement koos, aga siis külmunud vesi ongi, et külmunud emotsioonid, et siis ongi siuke hea küsimärk, külmunud emotsioonid, kus mul sellega siis on veel midagi. Ja nüüd uuel energial on vaja tähendust, tal on vaja sihtmärki, tal on vaja liikumist mingis suunas ja kui tal seda ei ole, siis tal tekib nagu, kuidas öelda, selline mõttetuse teema, et miks ma siin olen või mis point on. Ja see võib olla ainult üks väike asi, et ütleme ongi, et sa paned näiteks sihi maha, et okei, ma lähen kuskil, ma ei tea, reisile või tegutsen nüüd selle nimel või ma võtan järgmise asja ette. Tal peab olema mingisugune suund, sest kui tal suunda ei ole, siis ta läheb nagu selle ringtee peale ja siis sealt ringtee pealt põhimõtteliselt on väga raske, kui mitte võimatu täitsa välja saada. Nii et selle koha pealt ka andke oma nii-öelda siis elule tähendus, mingi sihtmärk, edasiliikumine, nii et sa tunned, et sa nii-öelda siis täidad, kasvad, liigud edasi. Ja nüüd olles siin Ameerikas selles kohas, kus ma olen, see linn ja see osarik tundub mulle hästi siuke arhailine energia, ürgne energia, mis ühes mõttes võib olla väga nagu huvitav, et saadki nagu sügavuti minna, aga teises võtmes, eriti kui sa oled uues energias, see tundub tõesti nagu sa oled keldrikorrusel ja et mida sa siin teed, on ju. Et siis nagu jälgida neid rütme ja mul tuli lihtsalt taipamine lähipäevadel siin, et Ameerika kollektiivteadvus on hästi selline anonüümne. Et nüüd oligi näiteks selles uues töökohas, põhimõtteliselt ma ei ole mitte kellegile väga rääkinud oma isiklikust elust peaaegu mitte midagi. Ja siis ühe töötajaga, kellega ma nüüd seal praegu olen nagu õppeprotsessis temaga, siis temale natuke nagu hakkasin puistama, siis mõtlesin, oot, et pea nüüd kinni, et see ei ole nagu õige asi siin, et Ameerika normide kohaselt. Ja kui ma olen anonüümne selles kollektiivses ruumis, kus iganes ma siis olen, siis ongi lihtne asju ajada. Midagi ei lähe hinge, kõik on siuke pealiskaudne ja siis mõtlesin aastaid tagasi kogu aeg, kui ma Ameerika vahet käisin, nagu, et miks on see, et ma tunnen Ameerikas kõik on nii pealiskaudne, keep smiling ja umbes pole viga, on ju. Ja see võibki olla nüüd üks põhjuseid, on ju, et see on siuke, kuidas öelda siis kollektiivteadvuse närvisüsteemi alateadlik enese alalhoiu nii-öelda siis versioon. Nii et selles mõttes jah, siuksed huvitavad mõtisklused siin. Ja inimeste teemal ongi siis, et ta on nagu nii suletud süsteem, et ma ei ole nii suletud süsteemis inimestega olnud mitte üheski kohas maailmas, mitte üheski. Ma olen 32 maale reisinud, ma olen 6 maa immigratsiooniprotsessid läbi teinud. See on kõige suletum nii-öelda siis süsteem, ütleme siis kogukond, kus ma olen olnud, kus kõik käib vanamoodi. Kui mina ütlen, et Kristal on okei inimene, mina usaldan teda, siis ta on okei meie kogukonnas ja kui mina ütlen, et ei ole, siis me paneme talle needuse peale, siis me teeme igasuguseid sikiprikisid ja teeme ta elu nii raskeks, et ta ühel hetkel lihtsalt saab jalgade vahel paneb siit ajama, on ju. Ja see on niisugune hästi ürgne nii-öelda siis stiil, kuidas nii-öelda siis võib-olla ka vanasti hoitigi oma kogukondi koos, on ju. Ja nüüd ongi siis nagu tähele panna seda, okei, ma olen suletud süsteemis väliselt, mis siis seesmiselt, millised on need minu seesmised suletud süsteemid.
mis siin nüüd siis kas tahavad suhelda või on neil mingisugused vangid minu sees, kes tahavad välja pääseda. Või olen ma siin selles keskkonnas selleks, et neid suletud süsteemisid avada, jätta mingisugused väikesed, kas või ütleme seemnekesed, et siis need avatud süsteemid saaksid ka siin alustada. Ja miks ma seda ütlen, mul on nii-öelda mitmeid kogemusi. Mul on siis kogemus, kus ma käisin mitmetel tööintervjuudel ja seal käib niimoodi, et tööintervjuule kutsutakse, aga põhimõtteliselt on see lihtsalt mäng, et me lihtsalt vaatame, kes mis inimesed on, aga mul on juba oma inimesed, oma kandidaadid olemas, aga lihtsalt uurime, et kes siis veel huvitatud või mis siin nii-öelda turul toimub. Ja seal on täiesti kinnine süsteem, kui sa oled süsteemis sees, siis on sul põhimõtteliselt roheline tee ja siis sa lihtsalt liigud seal edasi. Aga kui sa sees ei ole ja keegi sind sinna ei kutsu või keegi sinna vetot ei pane, siis sa lihtsalt oled ukse taga ja kraapida ei ole ka mõtet, sest sinna sisse ei lasta. Ja sama on vaimses maailmas. Ja vaimses maailmas on hullem veel, sest seal tõesti juba öeldi hoiatused, et ütleme, et meie oleme siin nii palju siblinud, nüüd sina tuled siin mingite asjadega, et unusta ära. Nii et selles mõttes jah, on nagu huvitavad süsteemid siin. Ja nüüd kõik see on andnud mulle erinevaid kilde siis minevikust. Ja ta on andnud erinevaid kilde minevikust, et näiteks ka, et Kristal, kui sa olid Hawaii'l, sa oleks pidanud tegema seda. Ma mingis võtmes tegin, ma tegin neid väiksemal määral, aga kindlasti, kui ma oleks teadnud, mis edasi tuleb, siis ma oleks võtnud seda palju tõsisemalt, ma oleks põhimõtteliselt, ma ei tea, kõike 2 suupoolega sisse ajanud, kõik asjad ära teinud. Mul olid selle osad takistused ka, roheline kaart ei olnud veel tehtud ja nii edasi, muud asjad ka. Aga muidu jah, ühesõnaga see andis nagu selguse, et ahaa, sellisel kujul tuleb neid asju nagu vaadata või sellisel kujul tuleb ka asju siis edaspidiseks kuidas ütelda, siis üles ehitada nende uute seemnetega, uute investeeringutega. Ja see ongi hästi huvitav, et me peaks tegelikult pendeldama kogu aeg tagasi ja edasi. Vaatama tagasi, mis on sealt võtta ja siis edasi ja siis siinses hetkes tegema neid uusi samme. Ja nüüd ka näiteks minu see immigratsiooni protsessin, et ma olen praegu siis Ameerika kodakondsuse protsessis, valmistan ette eksamiks, nüüd olen ka siis kohalikus grupis, kus seda ette valmistame. Ja ongi nagu väga huvitav protsess, ma kolisin siia, ma vahetasin oma aadressi ära, mul oli juba kutse intervjuule siis Floridas. Ja nii kui ma aadressi ära muutsin, nii võeti see intervjuu maha ja põhimõtteliselt mu nimi läks ootenimekirjas viimasele kohale siis siin osariigis ehk täielik arhailine süsteem. Ja nüüd ma siis olen oodanud juba mitu kuud ja süsteemis näitab, et 3 nädala pärast siis peaks mingisugune edasiliikumine olema. Ja see on tõesti, see on väga pikaajaline protsess, väga aeganõudev, rahanõudev protsess. Aga ma teen seda praegu sellepärast, et kuna maailm on nii ebakindlas olukorras, siis igasugune selline, ütleme, süsteemne lisaasi võib tulevikus marjaks ära kuluda, et vaim ka nagu toetab seda väga palju. Nii et vaatame, mis seal siis edasi saab sellega. Nii, ja nüüd, mis ma siis lõpetuseks ütlen siin, jätan pikalt. Kui sa oled nüüd vaadanud seda ja mõni neist mõtetest on sinuga helisenud, siis kindlasti anna märku siia alla või kui sa siia alla ei taha panna kommentaari, siis lihtsalt jaga minuga siis personaalselt chatis on ju Messengeris, et kas sul on sarnaseid mõtteid olnud, küsimusi, katsutud oma elus. Nii et jagades on ikka lihtsam.
Ja nüüd viimaseks asjaks, mis ma siis panen siia, on see, et järgmine aasta on siis aasta numbriga 1. Et nagu ma ütlesin, siis tegelikult on seal vahel 0 ja kui teadlikult siis sellega toimetada, siis saate sellest sünnikanalist läbi liikuda teadlikult, nagu on praegu olemas teadlik nii-öelda siis sünnitusprotsess, et ei pea olema valuga, et see võib olla täiesti väga eriline. Ja nüüd me oleme siis selle koha peal, kus siin tõesti ainult paar nädalat tagasi voolas väga korralik väike oja. Ja nüüd, kui ma siin seisan, siis põhimõtteliselt ma seisan nii-öelda siis veeelemendi ja maaelemendi kokkupuutepunkti peal, kus nii-öelda siis vesi on voolanud, see energia on ikkagi väga nii-öelda siis elus. Ja kui siin natuke liikuda selle poole, saame natuke katsuda ka, et siin ikkagi väike liikumine toimub ja siuke väga selge oja. Et siin võib-olla on isegi mingid väikesed allikad, millest ei tea siin väga. Nii et kõige parem aktiveerida omal mees- ja naisenergiat koos on seista liikuvas ojas või liikuvas kiires jões ja siis tunnetada, kuidas naisenergia ja meesenergia tegelikult teevad omavahel koostööd. Et päris võimas. Ja nüüd siis liikudes sealt sünnikanalist, me sünnikanalisse liigume, siis tavaliselt on nii, et need loodusjõud on nii võimsad, et need lükkavad meid edasi, meil ei ole väga võimalust pidurit panna ja kui me paneme pidurit, siis võib juhtuda see, et põhimõtteliselt laps sureb ära. Ehk siis kõik see ebameeldivus, mis see aasta toob kõikide nende kihtide puhastamisel, mis võetakse ära või mis me peame ära andma või puhastama, siis lihtsalt pidada meeles, et teisel pool on tõesti nii-öelda siis uus elu. Aga nüüd, mis on need vajadused või valikud, mida mina pean täna tegema, et selle uue eluni jõuda? Näiteks, kui ma õhtul söön midagi ja ma ei kasuta oma siis nõudepesumasinat ja ma jätan pesemata nõudekraanikaussi, siis hommikul ärgates ma võin kihla vedada, kui jah, mingit kvantummaagiat ei tee, või ma kihla vedada, et need pesemata nõud on ikkagi seal olemas. Ehk siis minu eilne mina tegi valiku homseks minaks, et hommikul ma tõusen pesemata nõude siis kraanikausi pildile. Ja sedasi aru saada, et okei, üks asi viib teiseni ja ma pean oma valikud üle vaatama. Iga päev me teeme sadu, võib-olla isegi tuhandeid valikuid. Ja kui me neid väga teadlikult ei tee, siis me loome ebateadlikult oma siis elu. Ja et seda muuta, teadlik nii-öelda valikute tegemine on esimene asi, mis aitab meil siis järgmisel aastal keerata selle uue lehekülje, kus siis saab olema rohkem teadlikkust ja rohkem elu meie tingimustel ja see uus peatükk uuesti sünnina siis võib-olla rohkem meie tingimustel. Ja see meie tingimustel on siuke kuldenergia, teemantenergiate siuke väga oluline sõnapaar, elu minu tingimustel. Ja mõtistle selle peale, see jääb sulle väikseks siukseks mõtisklusharjutuseks. Milline oleks elu minu tingimustel, kui üldse mitte mingisuguseid piiranguid ei oleks, kus ma elaks, kuidas ma elaks, kellega ma elaks, mis kujul ma elaks, kas ma üldse teeks tööd, kõik sellised asjad. Ja point on see, et see on võimalik isegi enne, kui sul, ütleme, ekstra vahendid selle jaoks on. Ja nüüd kõnnime üle selle rippsilla siin, nagu tõesti see sümboolne sünnikanali nii-öelda sild uude algusesse. Ja see on natuke kõikuv, natukene niisugune nii-öelda ebamugav. Vett küll all ei ole praegu, aga see ebamugavus viib teisele poole.
kus siis antud juhul on mul siin trepp, on ju, ma saan siit alla liikuda ja nüüd ma olen teises reaalsuses. Ja nüüd, kui ma jõuan siia teise pargi osani, siis te näete ka, et see on hästi huvitav, nagu vaata sümboolselt sihuke jalutuskäik kristalliga. Et tõesti, see võib olla väga ilus, väga esteetiliselt ilus ja inspireeriv uus algus. See on number 1, mis tähendab seismist oma jalgadel, oma väes, oma tões ja julgus elada iseendana. Ja kellel meist see juba olemas on, kellel on veel vaja abi, igaüks teab, kus tema ise enda nii-öelda siis olukordades on. Ja siin on ka väike tuul ja väike mõnus perekond. Alati, kui ma näen perekondi, see meenutab mulle sisemist perekonda. Et vaadata seda väikest last, see mingis mõttes võib tähistada minu sisemise lapse olukorda praegu. Et krõpsusid armastab, jah? Väga huvitav. Ja siin on siis Virginia rahvuslill. Väga ilus, need on igal pool hästi ilusad puhmad. Ja selline mõnus koht, kus on siis hibiskuse siuksed versioonid, suurem kui mu nägu. Kokku seal on veel terve hunnik. Ja siin on siis väike tiigikene, kus on siis ka suured koikalad. Praegu vist ei näe neid, aga. Ja siis need väiksed saarekesed, need on täitsa, seal on isegi kilpkonn, kui näete, puhkab seal. Need saarekesed ei ole kinni, et kui tuul on väga suur, siis need saared liiguvad, natuke isegi näed ka praegu, et tuulega need liiguvad ringi nagu paadid. Et selline päris lahe versioon. Ja seal on siuke väike istumiskoht. Et selline võib olla siis see uus peatükk. Ja kui siis sellel uuel peatükil võiks sul vaja minna teejuhti, siis võib-olla saan abiks olla. Oleks väga vahva. Ja mis ma praegu siin ka jagasin oli, me tegime väikese kvantumalkeemia 9-päevase väljakutse 7 hermeetilise printsiibiga. Ja need on tõesti, öeldakse, et need on siis isegi enne piiblit nii-öelda siis vaimsed seadused. Ja nende nii-öelda siis praktiseerimine võib anda sellist mõnusat impulssi ja oma elu siis võib-olla seda teadlikkust just tõsta ja ka oma siis teadlike valikute võimalusi tõsta. Ja kui keegi siin kuulajatest tahaks proovida seda, et see on selliste huvitavate võimalustega veel seotud siin, et siis võite ka ühendust võtta, kas siis otse Messengeris või siia alla panna, et siis väikene märgikene sõnaga teemant ja siis sa saad selle kingituse 7 printsiibiga ja siis saad anda mulle märguande, kas sa soovid teha sellise väikese nii-öelda siis väljakutsemängu, mängida nendega. Ja ma ise võtsin need ette kohe jutti 9 päeva ja väga põnevad asjad tulid sealt välja. Ja ma usun, et ma kordan seda veel ja võib-olla isegi kui siin tuleb selline konkreetsem huviliste grupp, et siis saab isegi teha sellise mõnusa ühise alguskuupäeva, et see on põnev, saab võib-olla jagada ka. Et siis sellisel teemant kuldenergiate siis toel tehtud natuke teistsugune nii-öelda siis seiklus voolavises ja kerguses. Et nii nagu siis
juhendid tulevad. Ja lõpetuseks siis teen siin väikse selle osa ringi ka peale, et näete, kui tõesti vähe on vaja uue peatüki alguseks. Kristal tegi juba soojenduskükid ära ja niisugused suured kollased lilled, täielik džungel siin on siis, kus see oja voolas enne. Ja siin on väga palju selliseid nurgakesi, kus istuda, erinevad aiaosad. Et sellepärast see meeldib mulle, et siin saab igasuguseid asju teha ja siin on teine siis piirkond, kus need suured hibiskused on. Ja nüüd saite peaaegu tervele pargile tiiru peale. Et selline teistsugune seiklus, nii et loodan, et ühendus kandis ja sai mõnusalt. Ja nüüd ma teen ingliskeelse versiooni ka, mis võib natukene siis olla erinev, sest ma siis natuke kanaldan ka, kuna see on rohkem globaalsele siis maailmale. Ja mis ma siis lõpetuseks ütlen? Et nii nagu siin on siis nii-öelda ökoloogiline maailm, igaüks on siis seotud erinevate osadega, nii oleme me inimestena seotud. Ja see, mida sina teed või kuidas sina teed või ei tee, mõjutab kõiki siis osakesi, kõike seda ökoloogiat sinu ümber. Et on öeldud, et kõige suurem reostus maailmas on negatiivsed mõtted või muremõtted. Ja mingis mõttes ma tõesti täitsa nii-öelda nõustun sellega, et alustama mõtetest ja lihtsalt mitte isegi sellise mõttega, et ma pean nüüd mõtlema positiivseid mõtteid, vaid lihtsalt pane tähele, alusta mõtete politseiga. Mida ma mõtlen, kuidas? Kus kohas see mõte tuli? Miks see mõte tuli? Ja kui mõtted oleks meie sõbrad, mitte vaenlased, siis mismoodi me saaksime neid veel paremini ära kasutada? Et siuke väike lisa kirss ka siis ja teise harjutuse peale. Ja selle väikese pingi ma siin leidsin meie siis imelise looduskoolituse ajal. Ma isegi teadnud, et see siin on, aga siis see väike oja, mis siis voolas hästi aktiivselt tol hetkel, kutsus mind siia ja siis ma seisin selle voolava jõe, selle vee peal, et siis integreerida oma maa ja vee elementi. Ja kui sa oled uues energias, siis 4 elementi on muutumas veel tähtsamaks igapäevaselt, iga päeva, iga nädala, iga kuuga, mida enam me liigume teemant energiatesse. Et siukene oluline väike meeldetuletus ka. Et siis jah, võtke, vaadake oma 4 elementi ka üle, siis vesi, maa, õhk, tuli, mis siin siis olulist veel on sellega seonduvalt vaja üle vaadata. Siis selline mõnus suur hibiskus teile ka lõpetuseks siia. Ja väikesed liiljad. Ja aloha, aitäh sulle ja kui see oli inspireeriv, siis kindlasti jaga kellegagi, kellel see võib-olla siis ka inspiratsiooni võib tekitada. Ja anna mulle teada, kui sa pole tükk aega minuga ühenduses olnud, kuidas sul läheb. Oleks huvitav kuulda.